tere, kaunis kuulaja, sa kuulad Chanda kanaldust. Perenime vägised annavad kaasa õiguse. Perenimega pärandatakse lugu esivanemate läbi elatu ja juurdepääs. Kui naine võtab abielludes mehe perenime, siis sellega laienevad talle kõik õigused, mis tuleb nimega kaasa. Nime andmine naisele annab talle ligipääsu olemasolevale varale. Ressursile. Info lugemisse. Saladustele jälile saamisele. Perenime üleandmine tähendab täielikku omaksvõttu. Kui perenime üle ei anta, kaasneb sõnum, sa pole omaks võetud. Sa pole selles suguliinis oodatud ja minu vara on minu vara, sinu lugu on sinu lugu. Me põgusaks hetkeks võime kohtuda ühiseks nimetatud kodus, aga meie hinged ei ühti. Kui naine keeldub mehe perenimes, siis annab ta talle sõnumi, et sa pole piisav. Ma olen suurem, ma olen tugevam, ma olen sinust parem. Ma ei võta sind omaks. Sinu lugu on sinu lugu ja minu lugu on minu lugu. Me võime põgusaks hetkeks kohtuda selles ruumis, mida me nimetame ühiseks koduks. Perenime omaks võtmisega kaob vajadus küsimisele, palun anna mulle. Nimi ise annab õiguse saada osa nimega kaasa tulnud ressursist. Mees, kes pärast naisele nime jagamist oma osa kotisuu lukku tõmbab, eksib karmareeglite osas. Nime andmisega andis ta juba õiguse, kõik, mis minul on, kuulub sulle, nii hea kui halb. Nii heas kui halvas. Nime andmisega ta ütles, et ma usaldan sind oma ellu. Sa saad osa minu varast, sa saad osa minu puudusest, sa saad osa sellest, mis mul on. Ja ka sellest, mida mul pole.
Kuid pärast perenime üleandmist uute seaduste dikteerimine pole kohane. Perenime ülevõtja on õigusega nimekandja. Ta kuulub nimega kaasa tulevasse liini ja on sama väärtuslik element selles liinis kui kõik eelnevad esivanemad. Tema väljalõikamine on kui ühe oma käte mahalõikamine. Liin pole kunagi täiuslik, kui ta oma liikmeid ei aktsepteeri. Liini täiuslikkus sõltub liikmete aktsepteerimisest. Välja heidetud liikmete asemele kutsutakse korduslood üles. Kõik, mida on välditud, eitatud, eiratud, välja visatud, tuleb uute liikmetena sama kordust ellu viima. Lapsed koosnevad 50% emast ja 50% isast. Kahe poole kokkupanemisest vormub uus kehastus. Kui ema on võtnud omaks abikaasa perenime, siis laieneb talle õigus %100% ulatuses lapsele. Perenime omaks võtmiseta saab ta juurdepääsu vaid 50% lapses ehk sellele osale, mis tuleb tema vereliinis. Kui laps kannab haigusi, siis haigused, mis on lapsel, kuuluvad vanematele. Kas emale või isale või mõlemale. Lapse haiguse jälile jõudmiseks on vaja 100% juurdepääsu lapse kehastusele. Telgitagustele, kust ja miks ta haigusloo kokku korjas. Ema, kes on võtnud omaks abikaasa perenime, võib siseneda lapse isa liini ja vabalt seal navigeerida, et leida üles haiguskolle. Ema, kes pole omaks võtnud abikaasa perenime, temal õigused ei laiene, tal puudub igasugune voli külastada mehe suguvõsa ajalugu. Mida mees räägib, sellega on vaja piirduda. Perenimeta pole tal ka õigust läbi selgelt nägija või tervendaja siseneda lapse isa poolele. Perenime üleandmiseta ja lapse tervendamissoovil on vaja mõlema vanema osalust. Kui naine on siiski võtnud omaks mehe perenime, võib ta alustada lapse toetamist läbi iseenda, kaasates lapse isa
suguliini. Ta on osa nimega kaasa tulnud liinist. Ta on üks liikmetest, kes mängib suurt rolli. Nimel on vägi. Naise kätes lasub jõud luua lapse isa ja lapse vahele ühendus. Naine otsustab, kas luuakse lapse ja isa vaheline ühendus. Energeetilises mõistes ulatab ta lapse üle tema isale ja ühendab navapiirkonnast läbi oma lapse ühenduse mehele. Kui me lõikame lapse isast lahti ja hoiame endale, siis sellega me ei karista lapse isa, vaid me karistame last, järglast. Ta saab ellu kaasa ainult äärmisel juhul 50% jõudu, jäädes ilma oma isa liini toetusest. Kui me kogeme kadedust või viha oma kaaslase pihta ja usume, et lapse endale hoidmisega me saame ära teha või kätte maksta, siis tegelikkus toob tõdemuse, et kaaslase liinis on olnud või on endiselt tugevaid liikmeid, kelle jõudu, kelle kogemust, kelle panust laps vajab. Lapse äralõikamine emast kummast vanemast on egoistlik ja ülbe käitumine. See on last traumeeriv, last karistav ja last elust eemale tiriv. See on karmaatiline. Ema ja isa omavahelised suhted on nende lugu. See ei puutu lapsesse. Kui laps on kutsutud elule ja alati on laps kutsutud elule, laps ei juhtu, rasedus ei juhtu, kahe inimese kokku tulemisest kutsutakse hing elule, talle luuakse ruum, kuhu ta saab settuda. Kui hing on kutsutud elule, siis järgneb vastutus. Mõlema vanema vastutus. Vastutus anda lapsele absoluutne maksimum. Mida üks vanematest suudab või oskab või mida tal on anda. Igasugune äravõtmine vähendab last. Vanemate omavahelisse tülli lapse kiskumine on last lõhkuv. Luues tema täiskasvanu ea ja jättes trauma sügavatesse alateadvuskihtidesse oma lugu elama. Lapse nina all pole vaja mängida head suhet. Lapsele pole vaja valetada, justkui oleks peresuhe ideaalne, kui see pole. Laps loeb taustainfot.
lapsele komejandi mängimine ei toimi. Lapsed on vanematest mitmeid kordi targemad, taiplikumad, parema nägemise ja kuulmisvõimega. Lapsele valetamine õpetab lapsele, et ühiskonnas toime tulemiseks on vaja valetada. Ta jätkab vanemate lugu valetades välisele. Sest kuna ta näeb tõde, ta näeb, et tegelik olukord võib-olla on katastroofiline, aga vanemad tema nina all teevad head nägu ja on tema pärast koos. Lisaks teadmisele, et elus toime tulemiseks tuleb välisele valetada, võtab ta siit mustrist kaasa süütunde, et tema tulek on lükanud vanemad ohverdusele, jätnud nad õnnest ilma. Sest laps näeb ju vanemaid, kes on tema pärast koos. Egoistlikus meelelaadis hakkab see laps jätkama vanemate lugu. Juurides oma vajadused välja. Kõik, mida ta teeb millegi pärast või kellegi pärast. Tõestamiseks, õiguseks, et olla, heakskiiduks, väliseks tunnustuseks, millegi pärast. Ta jääb kurdiks oma vajadustele, julgusele tõde jagada, julgusele tõde kuulda. Tõe kuuldes ta solvub, ärritub, vihastub. Talle õpetati, et vale on selle maailma riigikorraks ja nii on õige elada. Ta võtab isikliku solvanguna tõe kuulmist justkui sellega solvatakse või halvustatakse tema vanemaid ja vanemad on lapsele kaks kõige ideaalsemat inimest, ükskõik milline on nende elustiil või valikud, siis kõikide maailma kodanike seast valista välja just need kaks inimest, kelle juurde sündida. Ta juhatas need hinged kokku, sest uskus need kõige paremad. Võimalikkuse kausile pandud valikust. Ja kui keegi tuleb neid inimesi halvustama, siis ta võtab seda isikliku solvanguna. Laps vajab isa perenime. Soovil võib talle lisada ema perenime. Aga isa perenimi on vajalik nii tütrele kui pojale. Läbi isa perenime tunnustab ema lapse isa. Ta aktsepteerib lapse isa, võtab ta omaks, isegi kui nende suhted on haprad, siis ta annab lapsele õiguse jaatada oma isa. Laps on seda tervem, mida enam juurdepääsudel on oma vanematele, mida enam vanemad teineteist aktsepteerivad. Aktsepteerimine tähendab mõlema poole vajadust. Ja lahkuminek võib olla üks vajadustest, mida vanemad vajavad.
kui vanemad lubavad juhtuda oma vajadusel, siis laps õpib tõesust. Ta julgeb eksisteerida tõe rääkimises. Ta julgeb olla aus välisega ja ta julgeb olla aus iseendaga. Ta julgeb endale pakkuda seda, mida tema süda soovib, mida tema keha vajab. Ta on välise hukkamõistust kartmatu, puutumatu. Sest vanemad õpetasid valima oma vajadust. Kui vanemad on lahku läinud, siis lapse olemasolul ja lapse täisikka jõudmisel võib anda vabaks ülevõetud perenime. Laps on sisenenud täisikka jõudmisel oma isiklikku ellu ja nüüdsest puudub vanemal vajadus, soov, õigus, tahe, voli sekkuda lapse valikutesse. Lapse taguse loo lugemine pole enam tema värusmaa. Lapse täisikka jõudmisel tuleb anda laps vabaks, lõigata energeetiliselt nabanöör täielikult läbi. Füüsilisel tasandil lõigatakse nabanöör pärast lapse sündi, aga energeetiliselt jääb nabanöör kuni lapse jäävhammaste suhu tulemiseni ehk iseseisvasse ellu tõusmiseni. Nabanööri läbilõikamiseks on vaja teadlikkust. Iseenesest nabanöör katki ei lähe. Aga piisab lapse täisikka jõudmisel visualiseerimisest, kuidas me ühendame enda naba küljest lahti nööri. Lubame sellel vabana lapse juurde kaasa minna, justkui eemaldaksime vanninkorgi, mis oli ketti pidi ühendatud lapse külge ja kork oli meie naba küljes. Me tõmbame selle lahti. Nabanööri lahti lõikamisega me tunnustame lapse oma isiklikule elule. Kui me last oma isiklikule elule ei tunnista, algab parasiitlus. Lapse arvelt kestmine, lapse kukil elamine. Nõudmises anna mulle. Laps ei pea mitte kunagi vanemale andma, vanem annab lapsele. Energeetiline liikumine käib tagant ettepoole esivanematelt järglastele. Esivanematel on, nendel on elukogemus, nendel on. Ja kogemust vajavad järglased. Kui järglane hakkab toetama esivanemat või esivanemaid, paneb ta elujõu voolama surnute riiki. Aga surnud ei vaja elujõudu vajavad järglased.
nii võtame me omaks selle, mida vanemad meile jagavad. Kui vanemad soovivad jagada pärandust, siis me võtame selle omaks. Eriti oluline on seda mõista esimesel järglasel. Esimene sündinud laps on kohustatud pärandi omaks võtma. Pärandist äraütlemisega ütleb ta lahti oma vanematest, annab sõnumi, te ei sobi mulle. Ma eksisin oma valikus teie valimisega oma emaks ja isaks. Ma olen teist suurem. Kui vanem soovib lapsele pärandit jagada, siis see on talle energia tasakaalustamiseks ja lapsel lasub kohustus pärand omaks võtta. Nii liigub eluenergia tagant ettepoole ehk esivanematelt järglastele. Lapsed ei pea vanematele mitte midagi andma. Lastel lasub vastutus anda oma järglastele, luua oma elu ja jätkata liini. Liin pole alati füüsilise lapse sünnitamine, liini jätkamine on ka pärandi loomine. Pärand on võrdväärne lapse loomisega. Ja pärand kannab alati nime. Aitäh sulle, kaunis kuulaja, sa kuulasid Chanda kanaldust. Ole hoitud!